tere hommikust, ma sätin nüüd hakkama hetkel ja olen liikumas Lift 99 Telliskivisse kontorisse, mis on siis startup väike kontori niisugune ala ning ma töötan seal kind of terve päeva ja õhtul poole ma lähen podcasti. See tuleb põnev, kuna podcast on Kaubamajale ja Kaubamajale. I'm telling you. Ehk põnev tuleb rääkimaks siis Fennikvitist ja siis on sõbrannaga kokku õhtul. Ehk siis päris tihe päev tuleb. Vaatan, kui palju ma jõuan filmida igal pool, aga ma annan endast parima nii-öelda. Nii et let's get started! See on siis see kontoriruum, kus ma hetkel töötan ühele alustavale ettevõttele. Et see on Lift 99, kui keegi ei teadnud, siis siin on hästi palju alustavaid ettevõtteid, ehk siis väga inspireeriv nii-öelda keskkond töötamiseks. Et praegu on lõunapaus ja siis liigume edasi tööga ja tegemistega ja varsti ma liigun Kaubamajja, nii et stay tuned! All I'm asking now, don't give up on love, don't give up. Ma olen nii õnnelik praegu, elu on hästi, elu läheb hästi, nii tore. Ma olen mega õnnelik selle üle, et nagu iga kord, kui ma tulen Eestisse, siis mul on avaneb hästi palju võimalusi nagu siin tegutseda ja isegi kui ma elan Taanis, ma reaalselt elan välismaal ja ma olen seda teinud 9 aastat ja mul on endiselt nagu võimalusi tegutseda siin Eestis. Podcast läks väga hästi ja see salvestamine oli päris tore ja see oli teistsugune siis Täitsa Pikis saates ning Täitsa Pikis saade oli pigem siis elulistel teemadel ja siis Kaubamaja podcast oli nii-öelda brändi teemadel. Naljakas asi on see, et kui ma maandun Eestisse mingi aja peale mingit perioodi, siis esimesel päeval ma lihtsalt puterdan eesti keeles, et ma ei suuda lihtsalt. Õnneks on teine päev praegu Eestis, et ma nüüd nagu suudan eesti keeles nagu kind of normaalselt rääkida, võib-olla mul on mingi aktsent juures, aga ma suudan ikkagi nagu rääkida. Ma natukene tõmban hinge ja ma kohe varsti lähengi tegelikult juba edasi. Ma lähen Chicagosse, mitte reaalselt, ma sooviksin, ma lähen reaalselt Chicagosse. Chicago on nagu mingi restoran või baar, mis iganes see on. Lähen sinna ja saan sõbrannaga kokku. Ettevõtmine pole midagi toredat. Obviously. Tšauki! Natukene irooniline teha seda videot eelmise video osale nii-öelda lõppu. See video on hetkel novembrikuus filmitud ja see ennem oli siis juunikuus filmitud. Aga ühesõnaga, kui sa jälgi mind sotsiaalmeedias, kui sa jälgi, siis kindlasti jälgi. Mul on selline tore bränd nagu Fennikvit, mis on siis Eesti üks tuntumaid spordinõuetuse brände. Ja samuti ka üks esimesi brände, mida ma asustasin 4 aastat tagasi. Tegelen juba 5 aastat, ehk ma tegelen päris kaua sellega. Kuskil sinna kanti ühesõnaga. Ma tean, et väga paljudel eestlastel on tegelikult Fennikviti tooteid ja väga paljud teist ehk jälgivad ka mind samamoodi. Siis ma olen alati väga avalik olnud enda tegemistega Fennikvitiga, kus midagi juhtub, uued kollektsioonid, uued disainid ja olen väga aktiivne enda sotsiaalmeedias. Ma olen saanud kirju, et Birgit, et millal siis uus kollektsioon tuleb ja et miks nii vaikne on Fennikvitiga. Et ühe korra juba mainisin tegelikult, et ma tegelikult astusin ka teistesse projektidesse ja see on üks põhjustest muidugi. Tegelikult ma olen otsustanud ka panna kõik tegevused Fennikvitiga pausile täielikult.
mis tähendab ka seda, et see on ka põhjus, et miks Fenniquitis pole olnud ühtegi uut kollektsiooni. Ikkagi esimese 6 kuu jooksul ma tulin iga kuu kollektsiooniga välja ja järsku oli vaikus. Et see on nagu selleks põhjuseks, et ma olen kõik pausile pannud. Seal on mitu põhjust, miks ma olen otsustanud pausile panna. Nagu mainisin, see üks on see, et ma olen teistes projektides hetkel seotud. Ma olen natukene teise suuna võtnud. Konkurents on nii tugevaks läinud üle maailma, et kui ma oleksin 4 aastat tagasi, kui ma alustanud täis turboga pannud, siis ma tegelikult oleksin väga well off täna olnud. Aga kahjuks ma ei olnud tol hetkel nii-öelda võimeline selleks, kuna mul ei olnud teadmisi, mul ei olnud kapitali ja ma pidin õppima ja ma olin ülikoolis, ehk siis väga palju teisi asju oli laual. Samuti kevadel juhtus see, et mul tõmbasin ennast täielikult nulli enda säästudega firmasiseselt, ehk siis väga paljud asjad kollapsisid kevadel, mis tähendab seda, et ma ei saanud enam kollektsioone maksta. Kevadest saati kõik kollektsioonid ja müügid, mis on toimunud, on tegelikult toimunud seda, et ma olen proovinud seda auku kinni panna, mida ma kaevasin endal tol hetkel. Ehk siis, mis siis tähendab, et kas siis Fenniquit enam ei eksisteeri või mis, et kui see küsimus on, siis Fenniquit endiselt eksisteerib. Endis on lautühjendusmüük, ma soovin tervest laost ikkagi tühjaks saada ja ma ei pane seda valiku võimalust laualt ära, et üks päev ma avan selle uuesti täiesti teistsuguselt ja või aktiveerin uuesti nii-öelda, et mitte ei ava, sest see on avatud juba. Lihtsalt praegusel hetkel ma pean enda energiaid panema natuke teistesse projektidesse, kuna teistes projektides käib ka väga palju crazy asju, millest ma ei saa hetkel rääkida. It has been a crazy journey. Ma olen enda nutnud. That said, siis ma pole ühest teemast rääkinud. Olen kajastanud avalikult, et Fenniquit sai investori, mis on tõsi. Fenniquit sai investori endale aasta alguses. Aprillikuu jooksul me tegelikult surusime käed ja hakkasime juba paberit tegema ja kõik oli niimoodi, et põhimõtteliselt päevast päeva oleks allkiri all lepingutel ja kõik oleks official olnud. Ma pean ütlema, et mina tõmbasin sellele kriipsu peale. See põhjus oli mitmetel põhjustel, aga peamised olid see, et mu energia läks teisele projektile. Ma liitusin teise projektiga ja samuti ma sain aru, et antud koostööpartner, kes mul oli siis enda firmas sees, ei olnud päris see, kellega ma sooviksin nii-öelda abielu suhtesse minna. Kõik laabus väga positiivselt, et ma olen kõikidega väga positiivsel lainel endiselt, mingit draamat ei olnud, mitte midagi ja päeva lõpuks oli minu otsus, et ja täna, kui te küsite, et kas sa oled siis rahul selle otsusega, et sa ei võtnud investeeringut vastu, sest tegelikult Fenniquit oleks võinud vabalt kasvada sellest väga suureks firmast ja anda väga suure boost'i firmale, siis jah, ma olen õnnelik selle otsusega. Kuna ma tunnen, et see oli õige otsus, isegi kui võib-olla oleksin ma teises kohas täielikult täna, aga that's how it is. It's my first baby, I know, it's still my first baby, it's forever going to be my first baby. That said, siis jah, ma olen ka avatud rääkimaks, kui keegi teie seast on huvitatud Fenniquitist kui enda brändist, kui sa soovid tõsta Fenniquiti teisele levelile nii-öelda. Hola! Näeme juba järgmises videos. Tšauki!